Üldiselt oleme hariduskorralduse kaasajastamise raamides liikumas ühe õpetaja miinimumpalga suunas ja see oleks siis praegusel hetkel 17,5% kõrgem kui siiamaani, ehk siis tõuseks 608 eurolt 715 eurole. Et niisugune alammäärade tõusuks on siis ette nähtud ka riigieelarves vahendid, riigikoolidele siis otse riigieelarvest ja kohalikele omavalitsustele siis läbi kohalike omavalitsuste toetusfondi. Toetusfondi määrus on ettevalmistamisel, sinna lisaks haridustoetustele tulevad ka osa sotsiaaltoetused, mis vastavalt seadustele on kohalikule omavalitsusele ette nähtud, aga praeguse seisuga võib öelda, et see määruse eelnõu, mis on ettevalmistamisel, seal on 160 miljonit eurot ette nähtud 10 870 õpetaja jaoks kohalikes omavalitsuses ja ma tahaksin seda rõhutada, et kui te need kaks arvu läbi jagate, 160 miljonit raha, mis on määruse järgi kohalikele omavalitsustele ette nähtud, jagate selle numbri siis õpetajate arvuga, siis te saate, et eelseisval või äsja alanud 2013. aastal keskmiselt õpetaja kohta tuleb 915 eurot. Ja ma väga loodan, et kõik see 915 eurot tõepoolest ka õpetajateni jõuab. Seega ma lükkaksin üsna otsustavalt ümber väited, et Eestis tervikuna ei ole piisavalt raha eraldatud kohalikele omavalitsustele õpetajate palga tõusuks. Nii et me ei räägi siin 715 miinimumpalgast, vaid keskmisest rahasummast, mis siis jaguneb küll ebaühtlaselt, aga keskelt läbi siis 915 eurot 10. novembril ametis olnud õpetaja kohta kohaliku omavalitsuse koolides. Riigikoolides, kuna seal on palju hariduslike erivajadustega laste koole, on see keskmine palk veelgi kõrgem, nii et see üsna pikk samm õpetajate palgatõusu teel on seega astutud ja usun, et kui me samamoodi jätkame ka koos struktuursete reformidega, siis on võimalik liikuda selle poliitilise eesmärgi poole, millest on siin pikka aega räägitud, et keskmine õpetaja palk võiks olla 20% kõrgem kui riigi keskmine, et sinnapoole oleme teel. Ja veel